Me teame Maslow vajaduste hierarhiat ja see toimib ka töö juures. Töökeskkond ja organisatsiooni kultuur määravad ära, kas need alumise otsa vajadused on täidetud. Ehk siis kas töötaja tunneb ennast turvaliselt, kas ta on kindel, et tal on homme töö ja ta saab homme ka palga kätte. Nüüd hoopis teine lugu on nende ülemiste vajadustega, milleks on näiteks kuuluvus, tunnustus ja eneseteostus. See on puhtalt juhi rida. Seda saab juhtida ja hallata ainult juht. Aga kuidas juht teab, mida üks või teine töötajatest vajab? Selleks on olemas ta väga hea töövahend, milleks on üks koosolek. Paljud juhid pelgavad ja ei näe vajadust selle 4 silma kohtumise järgi. Aga uskuge mind, see 30-minutiline kohtumine teeb imesid. Korrektselt läbi viidud üks koosolek annab juhile ülevaate, mida töötaja konkreetselt teeb, mis tal rõõmu valmistab, millised tema mõtted, mis teda muretsema paneb ning kuidas ta näeb ennast organisatsioonis. Ning lõppkokkuvõttes saab juht parem ülevaate sellest, kuidas ta saab konkreetset töötajat toetada. Olen seda ise kasutanud ja suurepärased tulemused ei lasknud ennast kaua oodata. Seega, kasutage üks koosolekuid ja te saate suurepärased tulemused ning stabiilse meeskonna